Aitäh, ma vastan ühe Rain Epleri küsimusele ka. Ma ka ei suutnud pikka aega aru saada, miks see valitsus rohelise energia vastu nii suurt armastust tunneb. Selgus, et piisas vaid vaadata äriregistrisse. Jurist Kaja Kallas kuulus enne peaministriks saamist ligi 20 tuuleenergiaga seotud ettevõtete nõukogusse või juhatusse. See puudutab isiklikke huve. Aga nüüd avalikest huvidest. Keskkonnakaitse loosungi all tappis valitsus peagi ära põlevkivienergeetika. Just selle, mis varustas riigi stabiilselt odava elektriga ja tõi eelarvesse sadu miljoneid eurosid maksutulu. Nüüd pakutakse meile tuuleparkide rajamist, lubades küllust odavast energiat. Tegelikult on tarbijaga sunnitud maksma tuuleparkide omanikele toetusi, sest vastasel juhul need ei tasu ära. Peagi on selgunud, et ainult tuuleparkidest ei piisa. Me vajame juhitavaid tootmisvõimsusi. Ja siin tekib sama probleem. Uute elektrijaamade rajamiseks on samuti vaja subsiidiume. See tähendab, et põlevkivi asemel, mis andis riigile odava elektri, maksutulu ja töökohad, saame süsteemi, mis pidevalt pumbab meilt raha välja, ilma et see tagaks ei varustuskindlust ega madalat hinda. Aitäh!